Narva toponüüm ehk siis suur Narva kiri. Ma ikka siin linnas olen nüüd. Vassili Gerassimovi nimeline klubi, siuke hoone. Suht maha jäetud graffitit täis ja siin kohe kõrval on see onu Vassili Gerassimov ise ka ja kes ta siis oli, et 1872 aastal toimunud Kreenholmi streigi üks organisaatoritest oli. No, Kreenholmi manufaktuur on siin Narvas üks põhiline asi, mille peale mõelda. Kose tänava maja salakoht, kust pidi saama kusagilt hea vaatasid Narva jõale. No vaade pidi olema maja taga, mul on kuri kahtlus, et selle aia taga. Aga aed on praegust lukku pandud, võib-olla käis liiga palju turiste. Et jah, kaart näitab, et vaatekoht on siin, selles aias. Aga probleem on see, et kui sa siit just väikest hüpet ei taha teha ja pugemist, siis pole mõeldud, et täna enam sinna pääseb. Nüüd see kahju. Aga no Kreenholmi teemal jätkates, et see on siis Kreenholmi meistrite vana elamu Google Mapsi järgi. Siit värava tagant läheb tee Kreenholmi saarele. Siia on võimalik tegelikult teoorias isegi pääseda, kui ette teatada ja planeerida ja ma ei tea, vist klubiga ka minna. Aga kui niisama jalutad, siis saad siin ümber kaudu ringi vaadata. Et Kreenholm ei olnud mitte ainuüksi suur tehas, et 20. sajandi alguses suurim selline tööstus kogu Venemaa keisririigis ja kõige moodsam tekstiilivabrik üldse kogu Euroopas. Aga see oli ka terve suur linnak ja siin on kohe näha neid mitmeid erinevaid majasid. Ja linnakusse kuulusid siis lisaks tehase ja tööstuse hoonetele ka elamumajad, mis olid rohkem nagu ühiselamu tüüpi. Siin olid olemas koolid, kohvikud, värgid, no põhimõtteliselt terve linnak, kõike mida elamiseks vaja. See peaks siis olema Kreenholmi Joala vabriku hoone. See on ainult üks hoone, siukesi suuri oli palju. Et 1912 olevat siin üle 10 000 inimese töötanud ja 80. lõpus oli isegi üle 11 000. 1992, kui Eesti Vabariik taas tuli, et siis hakati siin asju õmblema. Ja siis ta oli jälle üks moodsaim õmblustööstusi kogu Euroopas. Aga näed, läks siis niiviisi, et ma täpselt väga sügavalt ei kaevanud, aga Wikipedia järgi ma sain aru, et selle Kreenholmi omanikud kaudselt, või noh, mitte nii väga kaudselt, oli üks Rootsi ettevõte ja rootslased läksid pankrotti ja Kreenholmile parati ka, et pankrott. See oli aasta 2010, nii et sisuliselt suure finantskriisi üks tagajärgedest justkui paistab ajaliselt. Niisugused hooned. Päris kena. No päris kena hoone kohta öeldakse, et see on Kreenholmi kontorihoone. Joala 20. Joala 19. direktor John Curry villa. Ma arvan, et see on see villa, et see paistab kõige rohkem siuke villa moodi hoone. Täna peaks see kunstigalerii olema. Ja on näha, et siin linnas tegutseb keegi graffitikunstnik. Narva Eesti põhikool. Et väidetavalt Wikipedia andmetel Narva
Narvas vaid 4% siin elanikkonnast on eesti keelt kõnelejad. Et valdav osa venekeelsed inimesed. Nüüd nende koolide reformiga, eks nad peavad siis ka hakkama kõik kusinast eesti keelt õppima. Siin on nüüd Joaru puhkeala, Jena laudtee siin ja viib see Eesti kõige idapoolsemasse punkti ja ühtlasi, mis on ka Eesti Vabariik. Siit algab Eesti Vabariik. Teisele poole siis vaatame, et Narva jõgi ja seal on see Ivangorodi või Jaanilinna kindlus juba, et see teisel pool on siis Venemaa. Aga see päris idatipp, et kaardi järgi jääb ta nüüd võt üle selle jõekese sinna. No 2 kindlust vastamisi. Vasakul siis on Narva Hermanni kindlus, parem on siis see Ivangorodi kindlus ajalooliselt siin. See Narva Hermanni kindlus, see olla ehitatud siis kunagi taanlaste poolt, et täpselt seda ehitamise aastat, osades kohtades on antud, aga ma olen kindel, aga kusagil 13. sajandi keskpaigas esimene kindlus tehti tegelikult taanlaste poolt siis hoopis ida poole Narva jõge, aga selle tegid venelased käppelt maa tasa ja siis 1300 pandi esimene nurgakivi sellele tänasele kindlusele ja seda Narva Hermanni kindlust on siis läbi sajandite ehitatud ja alguses oli ta taanlaste käes ja siis Saksa ja Liivi ordu all ja siis tulid venelased, venelased veel ei tulnud, siis venelased tulid korraks, siis tulid rootslased, pärast Liivi sõda, siis rootslased olid siin kuni Põhjasõjani, võitsid mingi tähtsa lahingu ja siis pärast, kuna Põhjasõja ikkagi Venemaa võitis, siis pärast Põhjasõda läks see Narva kõige veelegi siis Venemaa alla. Et siukene huvitav ajalugu, erinevad võimud on siin piirilinnas olnud ja sõdinud ja see kindlus, see on siin mõnes mõttes keskne, et Narva linnaõigused sai hiljem, et too aeg see kindlusele siin alguses alus pandi, et siis ilmselt oli siin ainult küla. No see sild siin, see sild on sild Eestist Venemaale või Venemaalt Eestisse, et oleneb kust poolt tulda ja veidi irooniliselt või sarkastiliselt tänase päeva kohta on selle nimi Sõpruse sild. Rootsi lõvi, Rootsi kuningriigi kingitus Narva linnale ja see on meenutamaks siis 1700. aastal või seal kandis Põhjasõjas saavutatud võitu lahingus venelaste üle, aga ainult lahingus. Niisugune uhke asukoht, kenade vaadetega. Saab siit naaberriiki kohe kiigata, et mis nad teevad. Ja kusjuures siin kindlused, see Narva linna Hermanni kindluses see torren, see tehiti ajaloos kõrgemaks, et saaks ikka piiluda, et mis seal teisel pool selle Vene lipuga kindluses toimub. No siit vaatleb-platvormilt näha, et mis seal ikka toimub. Et seal inimesed vaatavad Eesti poole, nagu siin eestlased Eesti poole, inimesed vaatavad Venemaa poole. Et siukene siis pilt täna. Jõuan 5 krooni vaateplatvormile ja siin on siis infokirjad väljas, et miks ta on 5 krooni platvorm, vaateplatvorm. Sellepärast, et siit on tehtud siis pilt Eesti Vabariigi 5 kroonise tagumisel küljel, kus on siis näha need samad kindlused Narva Hermanni linnus ja siis Ivangorodi kindlus. Ja siin alumisel 5 krooni esiplaanil siis oli Paul Keres ja Paul Keres on siis maailmakuulus maletaja ja sündinud Narva linnas. Aga ma lähen siis vaatan seda 5 krooni vaadet. No siuke, ma kujutan ette, et kusagil siin siis seisti ja tehti see pilt sinna 5 kroonise tagaküljele. 5 krooni vaate juurest on väga sobilik tulla kohe Paul Kerese monumendi juurde.
et see on siis püstitatud 7. jaanuaril 2016. aastal ja suurmeistri 100. sünniaastapäeva meenutamiseks, tähistamiseks. Ja malelaual oleme siis suurmeistri viimane malepartii. Lill ennast Narvas sisse seadnud, samuti nagu paljudes teisteski Eesti linnades. Pole ka ime, Narvas loomuselt ju 3. linn Eestis. See tuli mulle isegi veits üllatusena. Miskipärast mõtlesin, et Pärnu on suuruselt 3. Aga ei, Narva on ja siin on 53 000 elanikku. Ehk siis Tallinna ja Tartu järel kohe. Saabusin Narva lõunapaiku ja nüüd õhtupoolikul on siis aeg hotelli tulla. Ja see on Rooms near the station ehk siis ruumid otse raudteejaama kõrval ja 25 eurot öö umbes, natuke isegi alla. Siuke päris lahe olemine. Ja köök on seal ka ja täitsa nagu turist kohe. Jätkan oma self-guided Narva ekskursiooniga siit raudteejaama kõrvalt väikesest pargist, kus muuhulgas vaatamisväärsusena on mälestusmärk stalinistliku repressiooni ohvritele. Aga mina võtan siis suuna sinnapoole, kusagile sinnapoole, kus peaks olema Issanda ülestõusmise katedraal. No nii, siin siis see uhke Issanda ülestõusmise katedraali hoone on ja ehitatud on see siis 19. sajandi lõpus, 90. aastatel Kreenholmi manufaktuuri siis õigeusklikele töötajatele esiotsa. Aga päris pirakas ja pidavad mahutuma 2000 rahvast. Ja muide huvitav on see, et ühena vähestest, vist ainsana isegi, hoonetest on just see hoone säilinud siis suurest 1944. aasta Narva märtsi pommitamisest. Et siis pommitamisega linn tehti sisuliselt maatasa, aga see hoone siis säilis. Ja täna on natukene kummaline seda vaadata, et siuke ilus bütsantslik arhitektuurinäidis, aga selliste sovjetiaegsete kalpide vahel siis. Et need kalbid ehitati siis pärast Narva mahapommitamist vana Narva asemele. Katedraali peakülg ja peauks ja paistab, et uks on lahti. Päris uhke. Oleks arvanudki. Siit väike külglõõvi käik siis, mis ka läheb välja sinna Põhisaare ja taevamaaling. Kõrval mingisugused väiksemad majad. Ja kas nendele pühameestele siin elamiseks või? Ei, ma pakun, et elumaja on siiski see, et ta jääb siia kiriku aeda. Ja need teised majad olid miskid muud majad, mingid kabelid või? Ei teast õigusku. Narva Aleksandri suurkirik siinsamas ja algselt siis ehitatud 1881 kuni 1884 Kreenholmi siis luteri usku inimestele. Nime saanud Aleksandri suurkirik, ikka mingisuguse Venemaa Aleksandri järgi. Siit Sõpruse silla alt läbi jõeäärsele jalutuskäigule, jõe promenaadile. Sõpruse sild ehitati 1960. Ja ühendab siis Eestimaad Venemaaga, et piiri ületamas praegalt mõned inimesed paistab, et jalgsi kõnnivad. Ja kes siit muidu kui jalgsi üle ei saagi praegalt. Aga no, Narva Hermani kindlusel on näha siin, et kelle poolt siis meie oleme. Et siin on Euroopa Liidu lipp, Eesti lipp ja Ukraina lipp. Kohe nagu demonstratiivselt
üle jõe teiselt poolt Ivangorodi linnusest vaatavatele inimestele. Haani trepp, et ehitas seda siis 19. sajandi lõpus Adolf Haan, kes on Narva linna esimene linnapea ja aukodanik. Et algselt see trepp oli pikem, kui ta täna on, aga no see alumine ots selgelt näha, et ta jookseks välja sinna Peterburgi ja Narva maanteele ja sellega siis ta on lõigatud efektiivselt lühemaks ja sealt alt alla välja jõe promenaadile läheb ainult väike kitsas jalutuslada. Jõe promenaad siis. Haani trepilt sain mingisuguse bastioni otsa. Et neid bastioni elaadseid kindlustusi, neid siin ehitati Rootsi ajal 17. sajandi lõpus enne Põhjasõda. Päris valmis neid ei saadud, kokku 9 tükki vist pidi tulema, täna on 7 tükki. Kaitseehitised lisaks linnusele, siis Hermanni linnusele põhilised kaitserajatised. Ja siit ülevalt on suht hea vaade, mis seal Sõpruse sillal toimub ja näeb siis naaberriiki. Ronisin alla trepist jõepromenaadile. Siit alt on need siis kivimüüle paremini. Noh, infotahvel ka osutused bastionid. Ma ei tea, kas asi seal üleval taevas. Nagu õhupall, et kas tal on mingisugune kaitse või monitoorimise ülesanne. Selle vaatamisväälsuse nimi siin on Narva jõgi ja lõvid. Et Narva jõgi ja lõvid. Narva sadamakant. Seal eespool tulid mulle vastu kaks missionäri, tahtsid rääkida Jeesus Kristusest. Ma loomulikult eesti keelt nad väga ei rääkinud. Rääkisid vene keelt ja üks siis natukene pusis ka eesti keelt ja teine inglise keelt ja siis küsisid, et mis teeb teid õnnelikuks, niisuguse elufilosoofilise küsimuse kohe niimoodi laksusta. Ja no mina siis küsisin vastada toodiliselt, et aga kas õnnelikkus on üldse see kõige tähtsam asi, et mina nagu arvan, et pigem on tähtis see, et sa saaksid rahus olla, et on selline ilus päev nagu täna, saad jalutada mõnusasti ja lihtsalt olla ja et ma ei ole nagu religioonidest väga huvitatud, kui nad hakkasid mulle seda edasi pakkuma, seda asja, et minu vaade on pigem see, et meie ei tea siin maa peal ega maapealsete inimestena, kes me ei ole surma läbi teinud, ei ole neid kogemusi läbi teinud või noh, vähemasti ei mäleta, et me oleks neid läbi teinud. Et me ei tea ega saagi teada, mis seal kuskil teispoolsuses on. Ja et see polegi tähtis, et kui sa elad maa peal, siis on oluline on lihtsalt elada. Elu mõte on elada ja mitte teha teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse, lähtuda sellistest lihtsatest põhimõtetest ja ongi korras. Mälestusmärk teise maailmasõja ohvritele, väidetavalt siis teises maailmasõjas hukkunute ühishaud. Ja siit teiselt poolt on näha väikene neid kaitsemüüride rajatisi. Seal seinas paistavad miskisugused augud ka. Victoria bastioni kasematid. See on siis kõige võimsam ehitis Narva bastionitest 17. sajandi lõpust. Ja seal sees on säilinud ainulaadsed kahekoduselised kasematid, kus paikneb Narva linna kaitserajatiste ajalugu tutvustav ekspositsioon. Saab kuulda haaravaid lugusid ja tunnetada täiel määrel bastioni jõudu ja väge. Ja endises püssirohukeldris asub ka külastuskeskus. Siit siis läheb see salauks. Ja see on ka avalik valimiskoht.
külastuskeskus. See ilmselt on mõeldud gruppidele või ette teatamisega või paistab, et on tühi hetkel. Ei avatud. Ekskursioonid lähevad 12 ja 15 kolmapäevast neljapäevani ja 11 ja 14 ja 17 siis reedest laupäevani. Et kella 11 ekskursioon läks just sisse ja tuleks oodata 3 tundi, mida muidugi teha ei viitsi. Ehk ma siis täna käin lihtsalt seekord teen linnaga tutvumise tuuri ja sisse kusagile lähemalt kaevama asju ei lähe. Aga nüüd ma olen siis siin kohal, selle mälestusmärgi kohal, kus ma enne oli. Pimeaed, ehk siis bastioniaed siin kaitsvate kõrgemate vallide vahel. Ees on Narva Raekoja hoone. Oota, ei oskagi selle kohta väga midagi tarka kosta, et 1944. aasta pommitamise järel see on üks väheseid, mis siis taastati, üks vanimaid hooneid siis Narva linnas ilmselt. Ja siukene punane. Aga siin kõrval vasakul on minu jaoks huvitavam hoone. See on Tartu Ülikooli Narva kolledž. Siin armastavad värsked abiellujad selle ees fotosid tegemas käia. Aga mis on huvitav on see, et on Narva börsihoone fassaadi järgi. Nagu Narva börsihoone fassaadi negatiiv, endise börsihoone negatiiv, on see uus taastatud hoone. Et siin Raekoja kõrval oli siis börsihoone, aga see tehti maatasa pommitamisega ja nüüd taastati siis samasuguse fassaadiga, seda kombineerib siis ajaloolise ja tänapäeva, et tänapäevane osa on ilmselt seal taga ja sees. Ja huvitav, et siis Narva linnas oli kohe börs olemas. Aga no see ei olnud muidugi niisugune börs, kus aktsiatega kaubeldi, et see oli mõeldud kaubabörsiks ja reaalsuses 17. sajandi lõpus, vahetult enne Põhjasõda 1704 see lõpetati ja juhtus niimoodi, et mitte kunagi seda hoonet siis algsel eesmärgil ei kasutatud ja enne kui siia ehitati Tartu Ülikooli Narva kolledž, enne seda see hoone, mis siin oli, see börsihoone endine, ja seda kasutati siis Nubi külaliste majana ja raamatukoguna ja kõikidel muudel otstarvetel. Aega juurde tagasi. No kolledži hoone külje pealt vaatas, siit paistab küll, et on väikene moodsam sellisest punasest kivist või mis iganes betoon. Ja siin on siis Raekoda tagant on ka punane, nagu oli eestki. Ja taga on selline pool Spoldi väljaku moodi park. Siit serva pidi teedega piiratult on siis näha Palun von Veljo maja. Täna on siin koolimaja ja see on üks vanimaid eluhooneid ja üks suurimaid eluhooneid siin Narva linnas. Säilinud ja 18. sajandist ehitatud. Ja 1845 segi tsaar Nikolai esimene olevat siin teatanud. Ei noh, Paluni maja taga või koolimaja taga, tänase koolimaja taga päris lahe siukene spordiväljak. Ja siit avaneb sellele majale siis vähekene parem vaade ka. Selline hoone. Eesti Vabariik 100 park vaadetega siis kohalikule elupiirkonnale seal tagapool. Narva Kangelaste prospekt. Kangelaste prospekt just nimelt ongi selle tänava nimi ja siin äärest saab siis näha tavalist linnaelu. Linnaosa nimi on Kivilinn. Või ma ei tea, kas see on linnaosa nimi, igatahes mingi tänava nimi oli küll Kivilinna tänav. Aga see nimi on nagu põhjusega, et kivist need majad on. Siuksed nagu kergelt lasnaka tunne tekib. No, Narva turg on just siia Kivilinna risva ette püsti pandud. Lisaks riietele müüakse lilli ja päikseprille ja igasugust noodi õhutäidet saab ka, lõhnab hästi.
terve Eesti algab Narvast, mitte ainult Eesti ei alga Narvast, vaid ka terve Eesti algab Narvast. Siit lähevad siis Narva terviserajad. On turnimist ja sulaparki ja jalakäijatele on siin ka puidust siuke mõnus astumisrada tehtud. Laudtee pole päris põhjuseta, siin kõrval on näha üsna siukene vesine ala. Niimoodi poolkogemata tulles sattusin Äkkeküla matka- ja loodusrajale, et selleks siis siin nii hea tee ja infotahvlid väljas. Afganistanis langenud sõdalaste memoriaal sõdalastele siin Pähklimäe allee alguses. Näe, Kreenholmi staadion, aga selle peale ma pean küll nüüd kiiresti kõrval asuvasse Maximasse valju jooksmast, ilma ta, et otsustas, et aeg on minu tänane tuur lõpetada ja vihmaga sadama hakata. Et jah, selline käik sai siis seekord Narva linna. Seal paistab raudteejaam, kust mingi hetk siis rongid peaks viuhti Tallinnasse viima. Ja kõrval on siis bussid, mis viivad teistesse suurematesse Eesti linnadesse. Nii et ehkki Narva on piirilinn, on ta tegelikult päris hästi muu Eestimaaga ühendatud. Ja see on siis jalakäijate sild.